Spordialani, millele eelnes väga põhjalik teooriatund, pluss väga hea ja pikk painutamine. Ja minuga on täna Sulev, kes õpetab mulle midagi väga eriskummalist. Tervist! Rullutamisega on nüüd niimoodi, et kui enamus spordialadel on kasutusel nii käed, jalad, saab keha võrdselt kormata, siis meie miinuseks on see, et meil kogu liigutus toimub praktiliselt jala ühe osaga, ehk siis nagu reielihasega. Ehk siis, et kogu töö tehakse ära peamiste reitelihastega ja nendega sa pead siis nagu edasi ennast viima. Ja selleks, et inimesed saaks siis selle tunde kätte või teaksid, mida nad teevad, tuleb teha hästi palju juurdeviivaisharjutusi, ehk siis, et saada kätte see rulluisutamisel efektiivset edasiliikumist andev tehnika. Ja selleks me siis Elinaga alustamegi reast juurdeviivatest harjutustest, mis siis aitab meil kogeda seda tunnet, et mida sa siis nagu tegelikult rulluisu peal pead tundma ja õieti tegema. Ja põhimõtteliselt võtamegi nüüd siia murule stardijooneni, Elina jääb natuke tahapoole. Ja millest me alustame? Kõige tähtsam on põhimõtteliselt on nii-öelda nagu rulluisutaja põhiasend, et sa oled natuke põlvest kergelt all, sul on kere puusast pööratud natuke peale, kui ma teile külje pealt siit näitan, siis on nii-öelda paralleel jalgade ja kerega. Ja see on niisugune mugav, mõnus asend, kus sa siis saad teha nii-öelda erinevaid. Jah, tubli Elina, väga hea. Saab teha siit nii-öelda nagu erinevaid liigutusi. Ja kui me keerame siia tagasi siia kaamera poole, siis alustaks sellest lihtsalt asjast, et päris jalad koos ei ole, võtame kerge harkseisu ja lihtsalt vetrume mõnusalt. Et lihtsalt me oleme natukene selles asendis, teeme nii-öelda nagu poolkükke. Teeme poolkükke ja tunned, kuidas siis nagu su jalad ja lihased saavad nii-öelda kormatud. Nii, see on nüüd päris hea. Nüüd siit teeme järgmise harjutuse, ehk siis, et me kanname keha raskuse üle ühelt jalalt teisele, samamoodi põhiasendist ja siis toome keha raskusele üle kantud jalale. Nii, selleks me teeme siis, võtame oma põhiasendi sisse ja lähme sammuga kõrvale ja toome jala juurde ja tuleme tagasi alla. Ja teisel poole tagasi 1 ja alla, 2 ja alla, 1 ja alla, 2 ja alla ja tagasi ja 1 ja alla. Väga hea. Aga ütle, kas see põlv ei tohi vist üle siis varba mul ulatuda, et nii me ei tohiks olla? Ütleme niimoodi, et see asend on juba nii hea asend, et see garanteerib sulle juba võimalikult hea kiire edasiliikumise. Tegelikult see, et ta on natuke eespoolt, tegelikult sellest ei ole hullu mitte midagi. Selge. See on jumala okei, võib ikka lasta alla. Aga see on see, et see koormab sul rohkem jalgu. Lihased väsivad kiiremini ära. Nii, nüüd võtame sama harjutusega, teeme seda sama harjutust hüppega. Võtame selle asendi sisse ja nüüd hüppame kõrvale. 1 alla ja 2 alla. Ja 1 alla ja 2 alla. 1 alla ja 2 alla. Küsimus kohe, kas see suund on alla või vaata, kas see on see või see on hüppan ülesse ja vajun alla? Hüppad üles, vajud alla. Hüppan üles, vajun alla. Ehk siis mõte on selles, et see tuleb see tõukega ja siis vajud jälle asendisse ja tagasi tõukega, sest me uisutame ka ju ühelt jalalt teisele. See on see mõte. Nii, väga hästi. Nüüd see on meil tehtud. Nüüd teeme sama asja, et nagu me tegime, alustasime seda sammu kõrvale. Nüüd meil on mõte, et me uisutame otse edasi tegelikult. Aga rulluiskutel on see häda, et niimoodi päris otse sõita ei saa, nagu saab sõita iluuiskudega, millel on sakid. Ehk siis seda lüket teha ei ole võimalik. Järelikult me peame kasutama sedasama nii-öelda kõrvaletõuke sammu, aga nüüd teeme ta siia ette ja jalg juurde. Laseme alla ja jalg juurde. Laseme alla või jalg juurde, laseme alla, jalg juurde,
laseme alla ja jalg juurde. Ehk siis nüüd me oleme saavutanud selle, et me juba põhimõtteliselt liigume edasi. Eks ju? Nii. Tuleme natuke tagasi jälle ja proovime nüüd sedasama asja jälle hüpetega. Ehk siis, et nüüd teeme selle sammhüppe, mis me tegime kõrvale enne. Nüüd teeme siis ja 1, alla ja 2, alla ja 1, alla ja 2, alla ja 1, alla ja 2. Väga hästi. Nii. Ehk siis, et nüüd me oleme justki teoreetiliselt ära teinud selle osa, millest see rulluisutamine põhimõtteliselt koosnebki. Ehk siis, et jalavahetus ja nii-öelda see on siis umbes 20-25 kraadise nurga all jala asetamine, sa liigud nagu edasi. Ehk siis, et kui siin on meil nagu 90 kraadine nurk, siis päris nii ei pane, päris otse ka ei pane, vaid ta paned siia, ütleme, et see nurk võiks olla 20-25 kraadi, kuhu selle jala ette paned. Nii. Nüüd, kui see on tehtud, teeme selle asja natuke keerulisemaks, sest et meil on vaja rulluisi tehnikal ka ühte asja, ehk siis, et me peaks olema oma tugijala kohal. Nii. Ja selleks teeme siis nüüd siukse asja, et me teeme selle põhiharjutuse, võtame põhiasendi ja nüüd astud siia üle jala nagu täpselt ja lähed alla. Ja kui tagasi astud siia kõrvale. Nii, nüüd astud siia kõrvale uuesti ja astud siia kõrvale uuesti. Väga hea. Aga ma ei uisuta ju niiasi. Aga tegelikult vist uisutad, sa teed seda üleaste sammu või? Seda on meil pöörde juures vaja, pööramise juures. Et see oli praegu üks harjutus, mis nagu läheb, kui me hakkame lõpuks seda üleaste sammuga pööramist õppima. Eks aga kuna ta sobib siia kompleksi, eks need samad asjad, siis vähemalt see harjutus on ka teada. Nii. Ja nüüd teeme siis siukese asja, et põhimõtteliselt siukesed uisutamise head tehnika elemendid ära näidatud ja nüüd ma tahaks, et me teeks siukest poolkükist sumokõndi Elinaga. Olgu. Ehk siis, et lase nüüd, võta jalad natuke laiemalt, lase päris korralikult alla ja lähme siit minema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pane käed seljale, 7, 8. Sa nüüd tunned põhimõtteliselt, mis lihast sul töötab, eks? Ei, ma ei tunne. Ehk siis tule püsti, ehk siis põhimõtteliselt see koormus ongi, siis langeb siia reie nelipea lihastele ja sellega me peamegi siis nagu ennast edasi viima. Ehk siis, et see harjutus on nüüd selleks vajalik, et kiiruse kasvades, kui me ennast hästi alla pakime, me saame siit nagu põhimõtteliselt nagu hästi tunnetame seda keha tasakaalu. Nii, ja nüüd on veel üks siuke harjutus, mis on, kuhu ma siis lõpuks peame välja jõudma. Kuna ma ütlesin, et rulluisutamine tegelikult on spordiala, mis toimub ühe jala peal. Kui edasi liikumine toimub ühe jala peal ainult jalgu vahetades. Ja nüüd on see, et võtame selle põhiasendi ja tõstame teise jala lihtsalt õhku. Ehk siis, et nüüd on see asi, mida me tahame saavutada, me oleme siin jala kohal, teine jalg on vaba ja nüüd siis juhtub see, et me paneme ta siit ette ja tõstame teise jala õhku ja oleme nii. Et üsna lihtne on ju, ainult nüüd, kui me sõidame uiskudel, nüüd tekib see oht, et inimestel tuleb hirm ette kukkumise ees, kuigi seda tegelikult on vaja. Tegelikult ongi vaja saada inertsist sinna nii-öelda nagu ette kukkuda, on ju. Et saaks teha seda. Täpselt, just. Mul tuleb kohe silme ette kiiruisutajad. Põhimõtteliselt on see sarnane kiiruisutamisega, ainult vahe on selles, et kiiruisutajate see sammu nii-öelda pikkus on oluliselt pikem, sest et jäätakistus on niivõrd väike, et nemad selle ühe sammuga libisevad väga kaugele ja nemad on hästi kokku pakitud. See meie puhul ei olegi nii-öelda eesmärk. Et ma arvan, et selle meie tunni eesmärk on see, et Eestis on umbes spordipoodide andmetel müüdud umbes 30 000 paari rulluiska. Ja sellest uiskade omanikest 90% tegelikult uisutab sellises stiilis, jah. Pingviin? No põhimõtteliselt jah, et ja midagi muutmata, see jääbki selliseks uisutamiseks. Ehk siis, kui päris aus olla, see pole uisutamine, see kiirus on kuskil sul seal 10-12 kilomeetrit tunnis on ju ja nautida justkui ei ole midagi, see on nagu kepikõnd. Et on niisugune lihtsalt rahulik kulgemine, aga kui me saame selle tehnika kätte, siis juhtub see, et uisutamine muutub nii huvitavaks, et korraga avastad, on võimalik sõita ka 20, 25 ja 30 kilomeetrit tunnis kiirusega. Selleks on vaja neid harjutusi, mida me tegime, et sa saaks sinna raskusi sinna jala peale. Nii, ma tahaks näidata veel ühte seda hirmu ületamise harjutust, et saaks sellest jala peale kukkumisest üle. Kui me oleme nagu põhiasendis ja me hakkame seda keharakstust üle kandma, siis selleks oleks hea
et tajuda seda, millise hea hoo me saame, kui me teeme seda harjutust õieti. Ja mitte, et nüüd pikali kukkuda, on meil üks väike abivahend, võtame oma asendi ja lähme nii-öelda ette. Nüüd tekib see olukord, et meil on see vaba jalg, hoojalg on täiesti vaba ja me saame täpselt panna see ette tugijalaks. Ja nüüd siis tuleme uuesti siin asendis ja kui meil oleks siin teine samasugune post, siis see kõik korduks. Ehk siis, et ma tahan selle harjutusega öelda seda, et ärge kartke seda keharaskuse ülekandmist ette. Ehk siis, et see on see võlurelv, millega saab hoost juba, ütleme, 30% inertsi kohe kätte. Ehk siis, et jääb ära see, et sa siit niimoodi ei kanguta, vaid sul on juba pool hoogu nagu olemas, kui sa selle liigutuse teed. Ma tahan kaugele. Selline proovib ka. Nii. Ära väga kaugele jää. Ma olen siin. Ja põhimõtteliselt lased rahulikult ennast ette, jah. Ja nüüd too see vaba jalg ka, jah, täpselt sinna, just jala peale. Et ma, jah. Saad aru, et sa lähed nagu toe jala pealt, lähed sinna teise jala peale. Aga see post peatab soo kinni ja nüüd sa Elina tegid praegu liiga pika sammu. Liiga pika, jah? Samm on natuke lühem. Et ära seda jalga sinna nii päris pane. Aga kus see ideaalne koht on, kus ta võiks tulla? Pane umbes siia. Et sa tunnetad, et nüüd sa saad. Eks, kui sa vaata, kui sa nii välja astud, on ju, siis sa pead juba siit kuidagi üles saama. Just. Jah. Jah. Nii. 1, 2. Täpselt. Väga hästi. See on nagu see Eesti on üks kivikasukas, on üks Eesti rahvatants. Kivikasukas. Siuke tuli. Et on ka siuke rahvatants, aga kaerajaan tead, jah? Jah. No, see on ka üks seda võib kasutada juurdetiimu harjutusena, eks ju. Et me saame seda sama asja siin kasutada, eks ju. Et seda välja astute raske ülekandmist. Ja siis saab teha seda ka. Oota. Nii, ma lähen sinnapoole, sa mine siis sinnapoole. 1. Sa võtad nii, jah? Elina näed, me leiutame trenni käigus. Aga jah, just. Täpselt. Et põhimõtteliselt Elina pakkus välja ühe huvitava harjutuse, kui õpetaja ja õpilane ja siis nõrgem pool toetab teist, et aitab säilitada teise tasakaalu. Siit õpp. Juhu!